Eesti president Alar Karis on Soomes visiidil ning Soome meediale antud intervjuudes rõhutanud, et Euroopa peaks valmistuma dialoogiks Venemaaga. Sedasama ütles ta ka täna koos Soome presidendiga antud pressikonverentsil. If you just open a map or a globus, you see Russia stays next to us. We are not going to move away and probably Russia won't either. Eestis on mitmed poliitikud Karise seisukohti kritiseerinud, leides, et need võivad nõrgestada senist välispoliitilist sõnumit. Eesti peamine sõnum ja hoiak, mida me soovime ka Euroopalt, on see, et sõda Ukrainas lõppeks ja Venemaa oma agressiivsed plaanid tühistaks ja tagasi tõmbuks. Mitte see, et me tahaks anda signaali, et nüüd võiks alata debatte, et kuidas me läbirääkimisi peame. Kui vaja läbirääkimisi pidada kunagi tulevikus, siis seda on võimalik teha, aga sõnumina näitab see Euroopa nõrkust ja taandumist Venemaa jaoks. Eesti positsioon on olnud ühemõtteline, mis puudutab Venemaa juhtkonna vastutusele võtmist ja ka president Karis väljendas ju seda vist eilses selles ühes avalduses, et Venemaa peab muutuma. Mina isiklikult seda muutumist ei näe, mis tähendab, see ongi eelpositsioon ka selleks Euroopa seisukohaks. Karis nentis Soomes antud intervjuudes sedagi, et Venemaaga oleks pidanud Euroopa läbi rääkima juba 2022. aastal, pärast seda, kui Vene väed suruti Kiievi alt tagasi Venemaa piiride lähedale. Alar Karis, kas ei tunne ajalugu või siis tal ei ole üldse mingit empaatia tunnet ukrainlaste suhtes? Sest tegelikult, kui ta räägib 2022. aastast ja sellest, et Euroopa oleks pidanud hakkama Venemaaga läbi rääkima, sel hetkel oli ju tegelikult Ukraina ja Venemaa vahel rahuleping väga lähedal. Ukraina ja Venemaa pidasid läbirääkimisi Türgis ja aprillis olid peaaegu kokkuleppele jõudmas ja siis tuli avalikuks Butša, Irpin, teised kohad, kus venelased olid massimõrvu sooritanud ja peale seda ei saanud Ukraina juhtkond ja kindlasti ei oleks seda lubanud Ukraina rahvas, et oleks edasi mindud mingi läbirääkimisega Venemaaga. Tõsi, ka Soome president ütles sarnaselt Karisele, et Venemaaga tuleb rääkida. So there isn't a conversation, say, in the coalition of the willing or elsewhere, where we wouldn't touch the issue of who should communicate with Russia, when, where, and how. Now what we have done from a European perspective is to outsource this role to the United States. Kuid Eestis on Karise varasemad laused, et Ukraina peaks rääkima Venemaaga territooriumide loovutamisest ning korduvad etteheited Välisministeeriumi pädevusele tekitanud küsimuse, kas Karis on loobunud uuesti presidendiks pürgimisest. Kui tõesti lõpuks valijameeste kogus või Riigikogus on küsimus, et kas diplomaatilised suhted Vladimir Putiniga tänases olukorras või siis Venemaa jätkuv surumine, siis ma kipun arvama, et päris paljud parlamendiliikmed ei vali dialoogi Putiniga. Tema tagasivalimine Riigikogus oli varem juba täiesti väga ebatõenäoline ja see on täiesti võimatuks muutunud. Iga tema väljaütlemine viib talt jälle hääli ära. Nüüd on sotsid ära kukkunud või kukkumas kõik, ma ei tea, Isamaa EKRE hakkab varsti teda toetama ainsana. Reinsalu sõnul on Isamaa endiselt Alar Karise toetajate seas. Küsimus on selles, et me peame vaatama ka seda presidendi ka riigipea valimist nagu tervikuna, et üksik seisukoht, üksik arvamus, et ega Alar Karisel ka, kui me räägime, et viimastel aastal mingite erinevate juriidiliste otsuste väljakuulutamata jätmistega, ega me eraldi võetuna kõigi asjadega ole suugi nõus olnud, aga me vaatame seda asja ka tervikuna. Keskerakond on Alar Karise toetamise erakonna juhtkonna tasemel otsustanud, samas ei ole teada Alar Karise enda seisukoht. Ta on väidetavalt seda öelnud Riigikogu esimehele Lauri Hussarile, kes informeerivad sellest aga esmalt Riigikogu fraktsioonide juhte mai esimesel poolel toimuval koosolekul.